Tšau kõigile! Täna ma mõtlesin, ma räägin teile motivatsioonist. See on praegu kuidagi jälle aktuaalne teema ümber minu ja mulle tundub, et hästi paljud inimesed jäävad selle motivatsiooni ootuse taha. Selle asemel, et võtta omale eesmärk ja minna selle eesmärgi poole, nad kas peituvadki selle motivatsiooni puuduse taha või on hästi hea endale öelda, et mul ei ole praegu motivatsiooni, ma ei viitsi. Ja siis järelikult ei ole õige aeg ka ja kõiki selliseid vabandusi tuleb sealt otsast. Aga tegelikult võiks teha selgeks endale või aru saada sellest, et motivatsioon on emotsioon. See ei kanna mitte kunagi sind lõpuni välja. See, mis sind kannab, on eesmärk. Ja kui sa paned omale eesmärgi püsti, siis selle poole sa ka lähed. Kas sul on motivatsiooni või ei ole. Ehk siis see eesmärk motiveerib sind, aga motivatsioon ise ei aita sul nagu selles suhtes selle protsessi läbi teha. Et kui ma nüüd oma viimases postituses ka rääkisin sellest, et kui on nagu väga raske aeg, et mul ei ole grammigi motivatsiooni mitte midagi teha, siis ma lihtsalt teen neid asju tegelikult lihtsalt sellepärast, et mul on eesmärk. Ja oma eesmärkidele ma alla anda ei soovi ja ma ei jää ootama motivatsiooni, et äkki mul tuleb tuju peale nüüd jõusaali minna. Absoluutselt ei tule. Ma lihtsalt lähen. Ma lihtsalt puhtfüüsiliselt lähen sinna koha peale, teen selle ära, nagu oleks, ma ei tea, pidanud käima kuskil poereisil, täpselt samamoodi, kui sul on külmkapp tühi, sul on vaja minna poodi, sa lähed tood selle toidu, tuled koju tagasi. Täpselt mina lähen sinna trenni ka niimoodi. Et üks päev ma niimoodi üldse ei viitsinud minna, mul olid koduriided, olid sellised mugavad riided, ma läksin nende samade koduriietega sinna trenni, ma isegi ei viitsinud trenni riideid selga panna, aga ma käisin seal trennis ära, et ega mu koduriided eriti trenniriietest ei erine ka nagu, aga lihtsalt ma ei hakanud endale sisendama seda, et ma nüüd pean minema ja vahetama need riided ära, siis ma pean tegema seda, siis ma pean selle koti kokku panema. Et aju genereerib meile kogu aeg mingeid vabandusi, miks me ei peaks midagi tegema, sest diivanil on hästi mugav, soe, mõnus, vaikne, kõik on nii tore, nii hea on olla. Et kui mina teeksin kõik emotsiooni pealt, siis ma ei teeks seda videot ka praegu. Et siis mul on ikkagi eesmärk aidata kõiki teisi, kes sama jama käes vaevlevad. Ei ole tegelikult isegi vahet, kas sa vaevled siin ülekaalus või sul on vaja mingeid muid asju teha. Et motivatsioon ei ole tegelikult ju see, mille pealt me lõpuni välja lähme. Et me ei ole elu lõpuni ju õnnelikud, me ei ole elu lõpuni kurvad. Et emotsioonid käivad üles alla ja siis nendega lihtsalt tuleb nii-öelda hakkama saada, neid aktsepteerida, aru saada, nii praegu mul on nii, aga sellest hoolimata. Et kui mul on paha tuju, siis ma ju ei lähe seda tegelikult välja elama kellegi teise peale. Et täpselt sama on selle motivatsiooniga. Et kui mul motivatsioon puudub, siis ma ei tee nagu üldse midagi. Et see on muidugi terve inimese koht nagu, et kui sul on ikkagi juba depressioon või pikaajaline stress, et siis on see muidugi natuke teistmoodi ja vajab tegelikult spetsialisti abi. Ja julgelt, kui sul on depressioon või sa tõesti tunned, et sa ei tule mitte kuidagi välja, siis räägi inimestega. Kirjuta mulle näiteks, minul on olnud depressioon, ma tean väga hästi, mis see tähendab. Ja ma tean ka seda, et abi paluda on, ega ei tahagi, võib-olla keegi ei saa arugi, kardad, et hakkab sind õpetama midagi, vahet ei ole. Kirjuta see endast näiteks välja, kui sa ei taha kellegile teisele rääkida, kirjuta ise endale, et ära depressiooni või stressiga nagu küll kindlasti üksi jää. Et lõppkokkuvõttes see lihtsalt, vaikselt matab sind igasuguste suuremate probleemide alla.
aga kui tagasi tulla selle motivatsiooni juurde, siis ära jää ootama motivatsiooni, vaid pane see eesmärk omale kirja, vahet ei ole, kirjalikult, suuliselt, lihtsalt peas ja mine selle poole olenevalt siis, mis tuju sul on. Et see on ainuke asi, mis siis edasi viib, ehk siis järjepidevus pidevalt. Ja vahet ei ole, kui sa vahepeal tagasi kukud, lihtsalt mine tagasi uuesti sinna tee peale ja ära vaata tagasi, mis seal oli, et lihtsalt sa võid jätta omale meelde, et viimane kord mul oli raske aeg, ma ei läinudki üldse näiteks trenni, aga järgmine kord, kui sul on raske aeg, sa mäletad näiteks seda hetke, et ma eelmine kord ei läinud, mul oli pärast tegelikult halb olla, mis siis oleks juhtunud, kui ma oleks läinud, et sa saad sellest õppida küll. Aga ära jää nii tugevalt kinni sellest, et sa nüüd ei teinud seda. Ja mul oligi täna hommikul hästi tore vestlus Merikesega, kes küsis minult siis ka veidikene nõu toitumise osas ja meil läks nii pikaks ja ägedaks see vestlus, et mina sain sealt näiteks hästi palju hoogu juurde, just motivatsiooni tänases pildis sain juurde ja nii palju mõtteid tuli sellest, et need ma panin kõik omale kirja, et kui mul see motivatsioon ära kaob, siis mul on need kõik tegelikult olemas, need mõtted ja eesmärk on pandud paika ja ma saan ära kasutada motivatsiooni ajal tulnud mõtteid. Et täpselt samamoodi ka sina, kui sul on eesmärgiks näiteks 10 kilo alla võtta või siis lihtsalt parandada oma toitumist, siis kui sul nüüd motivatsioon peale tuleb, pane kirja oma eesmärgid väikeste sammude kaupa ja lihtsalt täida neid olenevalt, mis see tuju siis on. Ja praegu võib-olla lõpetangi selle, kui sul on mingeid küsimusi või mingeid vastuväiteid, siis kirjuta julgelt siia kommentaaridesse ja tulge tellige seda kanalit, et siis ma näen ka, et kas päriselt nagu kedagi huvitab see, kas minu jutt üldse kuhugile või kellegile jõuab, et seda oleks ka hästi äge teada ja näeme jälle, tšau!